tere, armas teekaaslane! Teeme kevadise pööripäeva energiat ülevaatuse, et missugused vood võivad meil selle ajaperioodi jooksul oluliseks muutuda või missuguseid teemasid üles tuua. Kasutame siin nii veedaliku astroloogia abi kui ka siis kaardisõnumid ja kanaldamine. Minu nimi on Stella Shakti ja minu tegevuse kohta leiate rohkem infot stellashakti.com. Aga siis veedaliku astroloogia kohaselt kevadise pööripäeva hetk on sellises taevapiirkonnas, mida nimetatakse Uttara Bhadrapadaks, mis on siis Saturni valitsuse all. Ja selle taevapiirkonna eriliseks ülesandeks või siis selliseks energiakandjaks on vaimse küpsuse toomine. Et Saturn on selline range õpetaja, kes aitab meil kiirelt vaimselt ärgata ja kuna kevadise pööripäeva hetk on selles taevapiirkonnas, siis see võib tuua sellist suurt sügavat ärkamist läbi karmaliste tsüklite lõpetamise, vana lahustamise enne uusi alguseid. Ja selle taevapiirkonna siis selline sümbol on kosmiline madu sügavates vetes, mis võib tuua selliseid hästi sügavaid alateadvuse korrastuse protsesse. Nii et mõnes mõttes me võime seda nimetada, et see on väga jõuline, väga võimas korrastuse aeg ja vaatame, mis teemad siis kaardid meil soovitavad jälgida. On siis see, et me võtaksime kindlasti sellel pööripäeval aega puhkuseks ja lõdvestuseks, sest et see aeg tahab tuua mingisugust uut stabiilsust, uut nägemust meie maise maailma teekonna kohta. Et kuigi lääne astroloogia kohaselt algab siis juba jäära tähemärk, siis veedaliku astroloogia kohaselt on veel kalades see energia. Et veedalik astroloogia siis vaatleb ja arvestab seda, mis päriselt taevas toimub. Lääne astroloogia on läinud arvutusvea tõttu nihkesse. Seepärast mina armastan vaadata veedaliku astroloogiat, et oleks tõesti nende süsteemidega kooskõlas, mis päriselt ka kosmoses toimub, mitte lihtsalt see, et mida arvutatakse. Ja kuna see kevadise pööripäeva hetk on meil siis siin kalade märgis, siis kalade omaduseks on see, et kuhu suunas kalad liikuma hakkavad, sinna nad ka teisi kaasa tõmbavad. Ehk siis ülioluline oleks sellel päeval mitte suhelda inimestega, keda sa tead, et võivad su energiat alla tõmmata või siis muuta sind kuidagi selliseks väsinuks, kurnatuks, sest et elu tahab, et sa väestaksid ennast, et see on meie kõikide isiklikul vastutusel, et me õpime iseenda armastuse karikat täitma, ehk siis õnnetundes olema, et me ei toetuks nii palju teistele. Et enamus inimesi, kes siin planeedil on tulnud sellise suure hinge õppetunniga, mille nimeks ongi siis enda tasakaalustamise äraõppimine ja enda sisetõele toetumine, et me ei toetuks nii palju teistele või välisele. Muidugi, kui on toetavad partnerlused, on see väga hea aeg, et teha ka ühiselt praktikaid või kooskõlastatult mõne õpetajaga või kellegagi, kellega sul on väga hea tunne ja kes aitab sinu energiataset tõsta, siis need praktikad võivad olla väga toitvad ja täitvad. Ja kes soovib, siis ka minu koduleheküljed leiate kindlasti kevadisel pööripäeval spetsiaalse meditatsiooni, et ennast nende energiatega harmoniseerida, et saada nendest praegustest voogudest maksimaalne kasu. Sest praegu see, mis me ära korrastame, õigluse seaduse kohaselt
sinu panus, kui sina panustad enda poolt 1 sammu, astub universum 1000 sinu eest. Et siis praegu saame sellise hästi suure arenguhüppe teha, kuna päevad hakkavad siis jälle pikemaks muutuma, siis see kasvav valgus aitab sul alustada midagi vajalikku, olulist, panna uus vundament uutele ettevõtmistele või siis jätkata alanud projekte. Ja ma vaatan siit ka, et noorkuu on meil siin 18 märts, kuu loomine, mis tähendab seda, et see kevadise pööripäeva hetk on juba noorkuu energias, mis võib olla, nagu ma ütlesin, selline väga sügav protsess, et praegu on väga hea aeg, et planeerida ja struktuure luua, millele hakkavad sinu tuleviku toimetamised toetuma. Vaatame siis, missugused planetaarsed mõjud on olulised praegu siis kõikidele tähemärkidele. Kuna Jupiter on meil siin vähimärgis sellel kevadel, siis see võimendab väga tugevalt südameenergiat, kodu- ja perekonna teemasid ja ka sisemise turvatunde loomist. Et energia on väga toitev ja kaitsev, kuid ka väga tundlik, mis tähendab seda, et selline selgete piiride panemine, kui palju sa kellegagi aega veedad, ei ole mitte nõrkuse märk, vaid see on sinu vaimse kasvu jaoks vajalik, et sa ei kulutaks liigselt energiat sellele, kus juba on nii-öelda need lepingud lõppenud või on mingisugused seisakud, siis ei ole ka mitte mingisugust pattu sellest, kui sa keerad otsa ringi või pöörad pilgu teises suunas ja tuled tagasi rohkem iseendasse ja enda teerajale. Et võib-olla see võib olla nii mõnegi inimese jaoks koht, kus sa tunned, et mingites protsessides osalemine on liiga energiat võttev, liiga kulukas, et su süda ei tunne sellest ennast väestatuna ja sa valid ennast ise rohkem jõustada läbi selle, et sa jätad nende tegevuste või nendega suhtlemise praegusel hetkel ära, millega ei ole sellist lõpuni head tunnet. Et kuna see pööripäev on siin selline karma protsesside lõpetamise tähe all olev aeg, siis selline vaikne sisemine restardi tegemine on vägagi toetatud. Ja võimalik, et siin on ka väga sügavad nägemused kas unenägudes või meditatsioonides ja tekib tunne, et tahaks valida uue tee või siis uut moodi edasi liikuda või rohkem enda moodi edasi liikuda, siis tea, et sinu ülesanne on hoida usku ja usku ei pea sul olema terve mäe jagu, vaid piisab, kui sul on kas või natukenegi lootust. Ja sa toidad seda lootust enda tähelepanuga, et mul on lootus, mina kogen lootust, ma pööran pilgu selles suunas, aga mis praegu on võimalik. Et kuna siin on väga jõuline mitte ainult sinu, vaid tegelikult kogu kollektiivse energia selline suur sisemine alateadvuse puhastuse aeg, siis olla ka lihtsalt kannatlik ja võimalikult kohal enda lähedaste jaoks, enda kallite jaoks, keda sa näed, et nad praegusel hetkel võib-olla alles nagu teevad sellist suuremat sisevõitlust, ei tea veel, mis nende jaoks päris õige on, et siis jää endale truuks ja anna võimalus ka teistele uut moodi ennast väljendada või siis uuel moel proovida, kui ei ole mingisugused asjad varasemalt õnnestunud. Et see ei tähenda, et me peaksime inimesi kuidagi nagu oma elust
nii-öelda täielikult minema heitma, vaid see tähendab seda, et sellisel moel toimimine ei pea enam niimoodi edasi minema, et nüüd on aeg ikkagi panna täielikult ennast esikohale, sest et päeva lõpuks mitte keegi teine ei võta vastutust sinu elu eest kui sina ise. Et küll võib-olla kõrval inimesi, kes räägivad üht või teist või kolmandat, aga enda elu sa elad ikkagi täielikult ise. Ja elu lõpus või isegi elu keskpaigas, ükskõik kust kohast me vaatame, ei saa me kellelegi näpuga näidata, sest oma valikuid teeme me ikkagi ise ja mida suurema vastutuse me oma elu eest võtame, seda rohkem väge meil muutust luua on. Ja see ei tähenda seda, et see peaks olema kuidagi inimpelglik aeg, et kõikidest eemal hoida, nagu ma ütlesin, et siis niipea, kui sa astud uuele teele, astud uude mustrisse enda sees, siis see hakkab sulle elu saatma ka uusi kontakte, uusi inimesi, uusi vestlusi, uusi õpetusi või siis ka oskuste omandamise võimalikkust, ehk sa saad midagi uut õppida, mis aitab sul sinu hingega rohkem kooskõlas oleval teel hästi tasakaalus olla. Et kevadise pööripäeva hetk Eestis on siis 16:45 ja see on siis selline aeg, kus päevad hakkavad jällegi pikemaks minema ja seda aega me võime siis nimetada ka valguse sünnipäevaks. Ja väga hea on sellel ajal teha just sellised taotlused või sellised otsused enda sees, mis toetavad sinu eduvoo käimist, sinu eduvoo võimendamist. Ja kes soovib, siis mul on kanaldatud mitmeid raamatuid, mida leiate ka raamatupoodidest, mis aitavad seda teekonda läbida ja väga hea oleks, soovitatav oleks ka suhelda inglitega ehk enda kõrgema olemuse aspektidega. Sest inglid ei ole meist eraldi olevad, need on tegelikult meie enda kõrgema olemuse osised ja nad on lihtsalt personaliseeritud, nii nagu on Eesti rahvajuttudes on meil on siin Kaval Rebane ja sellised Kaval Ants, igasugused sellised tegelased, siis samamoodi on personaliseeritud ka meie kõrgema mina energiat, mida siis erinevates kultuurides on siis erinevad nimetatud. Läänes tänu kristlusele on need olnud siis peainglite nimetuse all, hinduismis räägitakse siis jumalatest, tegelikult need on meie enda jumaliku olemuse aspektid, kes on siis näiteks Lakshmi, Ganesha, sellised persoonad, või mitte persoonad, aga mõtle, mis õige sõna võiks eesti keeles olla siis, sümbolid. Et saada tuttavaks rohkem enda kõrgema mina osistega, siis raamatupoodides on saadaval ka inglipäevik, kus sa saad siis 21 olulisema energiaga õppida koostööd tegema ja looma nende energiatega ka selline toetav suhe omavahel. Et õppides neid energiaid enda elus rakendama, võime hakata nägema, et mingid olukorrad lahenevad palju kergemini, kui me seda senini oleme arvanud, sest inimmeelega me ei näe alati kõiki kõige kõrgemaid võimalikkusi. Ja vot see pööripäeva aeg on siis imeline aeg, et sellist suurt eneseväestamise tsüklit taas alustada, sest et veedaliku astroloogia kohaselt algab uus aasta tegelikult 14. aprillil, kus siis veedaliku astroloogia kohaselt ehk siis selle järgi, mis tegelikult taevas toimub, läheb päike jääramärki ja siis algab tegelikult ülivõimas aeg uue identiteedi loomiseks või oma mina uuena nägemiseks ja selleks, et see uus mina saaks võimalikult
sujuvalt välja tulla, siis ma väga soovitaksingi kasutada seda pööripäeva ja looduse kalendri kohaselt uue aasta algust, et endale selline uus tugev vundament oma kõrgemate energiatega koostööks luua. Ja siin tuli see kaart ka väga ilusasti välja, et tegelikult sul on väga suur tugi ja toetus, aga sellele on vaja avaneda, seda on vaja teadlikult luua, sest et vaba tahte planeedil on selline seadus, et kõrgema mina osised ei tule meile ennem appi, kui me neid ei küsi, ei palu neil tulla, sest et me oleme tahtnud kogeda seda nii-öelda inimeseks olemise maist võlu ja valu kõikides nendes heletumedustes ja see, kui meil saab nagu isu täis sellest kannatamisest, siis seda välja sirutamist tuleb vaba tahte alusel ise valida, otsustada ja see teekond ette võtta. Mis veel tuleb soovituseks, on siis just nimelt seesama korrastamine, et rääkisime siin sisemisest korrastamisest, võib-olla ka oma kodu korrastamine võtta, rohkem töökord, et kõik asjad, mis on jäänud kas seisma, mida ei kasuta või on seotud mingisuguste vanade karmaliste mustritega, on need valukogemused, leinakogemused, sellised elemendid enda kodus, kas siis pakkida ühte kokku, kui sa veel ei julge, ei raatsi ära anda või ära müüa või ära kuhugi taaskasutusse viia, et siis panna need lihtsalt ühte kokku, et need ei oleks sul enam vähemalt silma all. Sest et see uus identiteet, mis meil siin nüüd päikse toel ja päikse jõustamisel hakkab ennast looma, kutsub meid olema hästi kohal, mitte nii palju enam oma minevikus sobrada, mitte nii palju nagu olla takerdunud sellesse või nendesse teemadesse, mis on kunagi olnud. Ja kohalolu praktikaks on väga kasulik see, kui meil on hästi mõnus ja selline avar ja lihtne ümbrus, mis meid siis toetab sellel teel, et me ei oleks kas või alateadlikult liigselt nende minevikus toimunud asjadega tegelemas. Palume veel, mis tuleb siin oluline märksõna, et kuna kalad on, eks ole, vee-element, siis on hästi soovitus, et õnnista alati oma vett ennem kui sa jood ja isegi kui lähed duši alla, siis võid õnnistada vett veeke. Tänan sind, õnnistan sind, puhasta mind. Et selline enese tasakaalustamine, enese heaolu esikohale panemine on praegu väga-väga olulised. Sest et niipea, kui me loome tasakaalu ühes eluvaldkonnas, tegelikult ka teised eluvaldkonnad sellest kohe saavad jõudu. Et võta ette ükskõik missugune eluvaldkond, mis sind parasjagu kõnetab, kutsub endaga tegelema ja tunneta, kuidas see, mida sa teed, et see väestab sind, et see on hästi oluline selles uues minapildis, et need hoiakud lasta vabaks, kus me midagi teeme ja see justkui kurnab või väsitab meid, et sellised uskumused ja hoiakud võiksid jääda nüüd minevikku, sest et see Saturni periood on üsna range, mis meil siin praegusel hetkel on, et Saturni mõju võib üles tuua sellist pinget, kui me ei hoolitse enda eest piisavalt, kui me ei võta endale regulaarselt mediteerimise ja enda eest hoolitsemise aega, et selline igapäevane meditatsioonipraktika võiks olla elementaarne, nii nagu on hammaste pesu. Kas on veel mingi sõnum? Võtame siit ookeani kaardist. Vee-elemendi toetuseks tuleb meile sõnumiks, et hoia endas sellist nagu lapse rõõmu, nagu lapsed on, nad on nii õnnelikud, kui nad midagi ette võtavad, et siis nad on täie südamega selle kogemuse juures. Et siin võivad avaneda need, kes siin
regulaarselt mediteerivad, võivad Saturni kingitusena avaneda ka väga võimsad anded ja võimed või kui need on juba varasemalt avanenud, et siis ka võimenduda ja tulla veelgi selgemalt nähtavale. Et võta kõik see vastu, kes sa oled, armasta ennast, armasta kõiki oma heletumedusi, need on kõik terviklikkuse osad. Meil ei ole vaja häbeneda oma varjusid ega oma valgust, vaid kõiges olla lihtsalt kohal ja tunnistada kõike nii, nagu see on. Ei ole vaja ennast nii-öelda nagu ümber teha või paremaks muuta, vaid lihtsalt aktsepteerida, austada, et ka see on osa minu jumalikust teekonnast. See võib tuua sellise väga sügava sisemise rahu, mida me võib-olla oleme otsinud väljapoolt, on see siis läbi teiste inimeste tunnustuse või läbi saavutuste või läbi materiaalsuse. Aga see ei peaks olema meie elu eesmärk, et need on sellised illusioonilõksud olnud. Ja need illusioonilõksud ongi meid siis nendesse rasketesse karmatsüklitesse toonud. End karmatsüklit vabaks anda, siis mitte endaga pahandada, vaid lihtsalt saada teadlikuks. Kui me oleme väljapoolt otsinud seda õnne ja armastust, mida me kogeda tahame. Et see, mida me endas ära tunneme, me tõmbame loomuldasaga ligi. Ja see, mida me väljapoolt otsime, see jookseb meie eest kogu aeg ära, et selle järgi me saamegi aru, et kui mingi asi on meid nii ära väsitanud, ära tüüdanud, siis see näitabki seda, et ongi selle tsükli lõpp. Et sa saad sellest täiesti loomulikult aru läbi oma enesetunnetuse jälgimise ja teadvustamise. Et siin on hästi selline jõuline illusioonide purunemisaeg väga paljudel. Ja see võib mõnes mõttes tekitada ka kaost, kui inimesed ei ole teadlikud, et see on okei, kui me enam neid asju taga ja mida me senini oleme elutähtsaks pidanud. Et sellel hetkel elu kutsubki meid rohkem vaimsesse küpsusesse. Küpsuse üks tunnus ongi see, et me ei võitle sellega, mis on olnud või sellega, mis on. Et me suudame aktsepteerida ja lihtsalt jääda rahulikuks ka siis, kui asjad ei ole nii, nagu meie ego meil on tahtnud. Selline kõrgemale tahtele alistumine on teekond, mida me ei saagi läbi teha ilma mingite kogemuste lahti laskmiseta, et selline sisemine klammerdumine mingitesse lugudesse, mingisugustesse nõudmistesse on tihti see, mis hoiab need head kogemused meist eemal, mida me oleme nende väliste sümbolite tagaajamisega üritanud saavutada. Seega praegusel hetkel on parim, mida me saame teha, on lihtsalt õppida olema kohal kõikide oma protsesside vaatlemisel, mitte neid üleliigselt analüüsida, miks need tulid ja miks nad juba ära ei ole läinud, vaid vaadelda iseenda kõrgemat olemust, mis on kõikidest rollidest ja kõikidest lugudest kõrgemal. Selline enda kõrgemasse olemusse enda teadvuse lubamine, kuna meie kõrgem olemus on kogu aeg tegelikult meie sees olemas, me lihtsalt lubame endal lõdvestuda sellesse, see kingib meile ääretu rahu ja stabiilsuse endaga suhestumisel ja vot see energia hakkab ligi tõmbama täpselt neid õigeid sünkroonsusi, täpselt õigeid kokkusattumisi, täpselt õigeid võimalikkusi, mis varasemalt meist nii-öelda nagu kaugemal olid, sest me üritasime neid taga ajada, et mida rohkem me midagi taga ajame, seda rohkem see kogemus justkui nagu jookseb meie eest ära. Et isegi kui me selle mingi välise kogemuse saavutame, siis ei pruugi endaga kaasa tuua sellist sügavat sisemist rahu, vaid siis on nagu kohe järgmine, et what next, mis me järgmisena peaksin saavutama, aga see sisemine rahutus jääb alles. Et saavutada sellist tõesti sügavat sisemist rahukeset, läbi mille kõik vajalik iseeneslikult meie ellu magnetiseerub, on vaja julgeda
nii-öelda lasta sellel vanal minal surra, võime isegi öelda, mitte inimlikul minal, palun ärge saage valesti aru, mitte meil ei ole vaja oma elust loobuda, vaid meil on vaja loobuda senisel moel toimimisest, selleks, et uus toimimisviis saaks ennast ilmutada. Et see on selline suur kosmiline puhastuse aeg ja see puhastus siis kestabki kuni 14. aprillini ja nagu ma ütlesin, see on väga hea aeg, et teha sellist suurt valgusmaailmaga taasühendumise pühitsuse perioodi enda jaoks, nii et kes soovib, siis inglipäevikut leiate raamatupoodidest üle Eesti. Seal on siis 21 erineva kõrgema olemuse aspekti kohta seletus, õpetus, lehed, mida sa saad ise täita, et nende energiatega koostööd väestada ja luua enda ellu kerguse ja lihtsusega uus sisemine magnetism, et sa saaksid hakata enda ellu tõmbama kerguse ja lihtsusega seda, mis tõesti sinu hingega kõige enam kooskõlas on. Et mina siit kohalt tänan teid, soovin teile maagilist kevadise pööripäeva väestavat ja korrastavat voogu. Ja kes soovib minuga eraseanssi kogeda, teen kaugreiki seansse, individuaalnõustamist sellise komplektina, kes tahab, siis võite mulle kirjutada inspiratsioonikool@gmail.com ja saan teile täpsema info saata, kui sa tunned, et sa tahaksid sellist personaalset jõustamist selle perioodi toetuseks. Õnnistused teile, aitäh kallid vipid teile toetuse eest, kes soovib tulla minu kanali VIP-liikmeks, leiate selle info siit videolt lingilt. Olge õnnistatud. Namaste!